kuskil Muugal suvila need garaaži uksed tulevad lahti, kõik rondijärjekad, kes meid vaatavad, need tahistavad nuttana. Kas te mäletate seda meie kallist Toyotat? Tükk aega mõtlesime, nagu lubasime, et anname ära, tükk aega mõtlesime, kellele. Mõni huviline oli, aga nii-öelda nende eesmärgid olid natuke ebaselged, et selles mõttes meie point oli just see, et ta teeks midagi põnevat või temast saaks midagi põnevat või ta on kellegile tohutult suureks abiks või midagi sellist. Meilt küsiti velgesi, ma ei tea, Juhi Just ja mingi Varu Ratast. Aga nüüd me leidsime. Nüüd see läheb ühele, kuidas ma ütlen, roburalli klubile, kes on tegelikult väga-väga tegija sellel alal. Naiste absoluutne tipp ja anname selle neile. Kas ja mis ja kus ja kuidas, seda saame juba nende eest küsida. Aga nii ta on. Oleme jõudnud nüüd siia kõrberebaste urgu, ütleme nii, ja vaatame siis natukene ringi, mis siin on. Et meie Toyota jõudis nende hoovi peale. Mis sa arvad? Mis sellest saab? On lootust? No ma arvan, et ikka. Et selles, et 14 aastat seisnud pill, aga no midagi ta võiks on ju teha. On ka hullemaid olnud. Mis on kõige hullem, mis sulle siia toodud on? 16 aastat seisnud. Okei. Et no sellega muidugi oli jah, et viimasel päeval, kui oli vaja peale ajada, siis ta käima ei läinud ja enam, aga ma arvan, et selle Toyotaga nii hullu ei ole. Üldse on nende hoovist 8 aasta jooksul läbi käinud oma 50 autot ja neid ikka kulub. Ütleme, et üks sõit, üks auto, meestel umbkaudu ikkagi. Naistel kestab nagu rohkem. Järgmiseks oli neid ootamas Vändra romuring, kuhu kõrberebaste poolt läks 12 autot. Poodiumi kohad on vist nagu selles mõttes soodas? No ei usu, Türil olime 15 inimest ja mehed poodiumine ei saanud. Meie Toyota esines Vändras Margile omaselt. Saavutas 30 ringiga ilmetu 50. koha, aga pidas siiski lõpuni vastu. Eks 14 aastat seismist oli oma jälje jätnud, aga ei midagi, mida kõrberebaste mehaanikud ei oleks suutnud parandada. Ja loomulikult läheb autoga uue loo ajal rajale. Ega me ei lähe selle poodiumi pärast, et me üldjuhul läheme oma lõbuks sinna. Kõik see on neile lihtsalt hobi. Kellegi nende tööks ei ole auto küljes polte mõtleid keerata. Aga kohe kuulete, mis on olnud kõige põnevam masin, millega ta rajal on käinud. Ford Granada oli hästi sukene huvitav auto. Ja siis see oli nii õhtal omadega, et ta oli nii massiivne ja tugev, aga sain sõita vist, aga kaks sõitu sain sõita, nii-öelda 2 etappi ja kolmandal läks, ütleme, sain veerand auringi teha ja siis oli mootor õhtel. Okei, muidugi enamus inimesi hakkaks taastama sellist asja, aga teine alternatiiv on lihtsalt minna ka puruks. Taastamise asemel panevad nad rõhku tiimi Imagole, kus midagi ei ole jäetud juhuse oleks. Igal sõitjal on enda nimi ja siis tellime võistlusnumbrid alle siia letuga. Kas nende mänguloomade siin katusena ka mingi eraldi teema või case? Algul oli muidu nii-öelda, et igaüks paneks endale ühe rebase nii-öelda katusele. Ja ühest rebasest on mõnel puhul saanud lausa loomaaed. Või kuidas see on? Iga mees ehitab oma autot ise või lähete kambakis ühe auto kallale, teete neid järjest 4 tükki või 4 meest 4 autot? Üldjuhul ehitab iga mees ise. Okay. Aga on ka niimoodi, et kes saab siin aja ette, et siis üldjuhul kõik ikka aitavad. Siis võtame kas või selle, kui algusest lõpuni
ta tuleb siuksel kujul ja siuke kaua see aega võtab. No, ütleme niimoodi, et kui õlled kõrval ei ole, siis teeb päevaga ära. No. Ja see on siis kõik jahutused, värgimõllud seal ongi ja kõik täis pauk. Paak tuppa, radikas tuppa, aku tuppa. No, täis valmidus, jah. Päevaga. No, ei ole paha. Meil läks aasta. ja meid ka lõppu ise. Kui tavaliselt on üks sõit, üks auto, siis vahest läheb ka paremini, kui nii öelda saab. Üks Soomega, mis mul oli, sellega sõitsin 3 sõitu, noh, ütleme 2 korda põhimõtteliselt põles ta mul ja 3. kord lihtsalt põles nii palju lihtsalt, et enam polnud mõtet, noh. Ta muidugi käis edasi, aga ei olnud mõtet taastada. Hetkel oli neil garaaži ees oma esimest sõitu või jumal teab mitmendat, ootamas 9 autot ja kõik täiesti erinevates konditsioonides. Kas see on otsas? See esimene, kas see on otsas? See on otsas, jah. Kas see on nagu see punkt, kus sa oled nagu loobuda? Jah, sellega enam ei sõideta. Tagumine, see on vist, selle taga vist rohkem ei ole midagi. Opel Zafira, jah. Ja see siis, see nüüd läheb sõidule. Jah. Noh, igati optimistlik. Ja siin täiesti sile Elantra. No, see läheb järgmine aasta rajale, jah. Ta näeb välja täpselt siukene, nagu kui sa vaatad kuskil Muugal suvila, need garaaži uksed tulevad lahti 2 memmel või noh, memm ja taat lähevad sisse, memm istub siin taga ja taat seal ees, seepärast, et memm saaks tuhvliga taadi vastu pead peksta. Täpselt selline näeb see välja, mis tal siis häda on, miks ta rajal läheb? Midagi. On mingi selline auto, mida sa ilgelt tahaks roomukaks teha, aga sa veel ei ole saanud teha. BMW söödjad, siis neid on... Neid sa teed nagu eriti hea meelega roomukaks. BMW tänavaliikluselt ära, mis siin ikka. Ei, väga õige selles, et see teeks nad sellised ohtlikud kühvlid ongi. Vaadake meie video, siis näete, mis ta teha nende uksemastega. Siin ma saan aru, on ka juba sõite teinud asi või? Hyundai Kits või? Jah. Põhjusega on siin auksed? Jah, siis on ventikas, lükkab radikas seda. Jahutab paremini, muidu on kinnine kass seal nii-öelda, et... Üllatusena nad päris kõigest romusid siiski ei ehita. See on see järgmine, jah? Ei ole, see ei ole. Hakanud sisse ei hakka tegema. See on liiga massiivne, seal on autod, mis... Autod, mida kõrberebase hammas veel purema ei ole hakanud. Praegu kõik rondijärgid, kes meid vaatavad, need tahistavad nutana, aga ma võin öelda, rahu. Katalüsaator tõenäoliselt ei ole all. Need on juba läinud, jah. Jah, need rahu need. See sõitis, jah, see oli minu auto, mis sõitis Libatis ühe korra. Kas see on Lada või? Jah, täispeldik. Kõige hullem auto, mis mul on. Need saime kätte ikkagi selle lõpuks. Selles mõttes ma ütleks, et see on teene ühiskonnale, et sa selle selliseks tegid. Enne kui ta üldse sündis, ta oleks pidanud juba lõpetama sellisena. Diislitega muidu ka sõidate või on bensiin ainult teema? Ikka sõidame diislitega ka, see Opel Zafira, mis seal on, see on diisel. Seal pool maja nurka, mis läheb nüüd uuesti rajale. Siis ise olen sõitnud Chatiga, mis oli diisel. Ütlen, et üllatavalt hästi läks edasi. Küsisin selle X-seotsust, ma ei tea, natuke suur võib naine saab kurjaks neid. Aga see siis nagu see on nagu teema või? Ei, see on... Kuna ma ehitan nendel matkaautod, siis selle ma ostsin doonoriks. No jaa, aga selles on siis sa tõmbad kõik asjad ära, nagu sarnaselt, ja siis tegelikult painatte. Radikas üles või sisse. Kunagi oli Türil kaubikute voor ka, aga ma ei tea, kas see päris kaubiku alla läheb, et ma ei tea, liikuv koduna. Kui ka teil on liikuva või siis mitte liikuva kodu ette miski seisma jäänud, siis kõrberebased on kindlasti hea meelega nõus sellega romuringil paar sõitu tegema. Nii et võite nad üles otsida, et ka teie masin lõpetaks oma elu ikka õigetel pööretel.
ma tänan sind kutsumast ja nüüd selline siis on kõrberebaste urg. Et kui Keila vahel näete, siis lehvitage neil selles ots ja minge Romukale vaatama. Ma arvan, et me näeme neid veel. Ma kindel ei ole, aga mul on siuke sisetunne. Aga seni siis vaadake seda, kuidas meie käisime Romukal. Subscribe, like, share ja keer ja nii nagu peab.